tänase päeva ööbimiskoht. Räägime veits juttu ja mis toimus. Võtame kokku video. Dokumentaali. Seiklusdokumentaali võtame kokku. Pääsi mutsid on ära. Pääsida. Nice. Ma ka. Asi on lihtsalt kõige paremini ära organiseeritud niimoodi, et tuled lennujaama, siis võtad internet Google Maps'i lahti ja seal kildi kaugusel on mets ja me oleme, vaatame, mis seal toimub. Hea on see, et Tallinna lennujaamas ootame värava taga ja siis selgub, vaatame kaardi pealt, et kuule, lennuk ei lähegi Barcelona. Kell on 2 öösel ja me oleme enda varustuse üles saanud kuskil põõsas. Jeee! Päriselt nagu mingi haavaleht siin. Me kohe näitame, kuidas meil see suunaotsustus käib. See on siis meie imeline turismi tõmbenumber Balionas. Et me tulime, vaatasime Google'ist pilte, vaatasime, väga vinge maja, läheb nagu järve sisse ja ei ole teid üldse vinge. Privaat! Ja nii me läksimegi enda imelisest kohast minema. Lähme mägedest trippima. Tead, mõtlesime siin sõbraga, et söök on otsas, et tuleme Raksu, varastame paar kartulit. Õhtul hea süüa, noh. Saad aru, et oled täiega eksin, siis tuleb üle põllu lõigekad panna. See on mais. On valmis või? Jahuna on kuidagi. Aga ikka võtame. Karjapoiss. Oppa. 315 meetrit. Ma olen ikka niimoodi ka veini kuradi lahti teinud, et kuradi kõik tuleb sülle. Mis teed? Hommik. Joo. Naudid igat hetke, on ju. Suht ilus on ärgata, jah.
vot see on pühendumus, kus hakatakse parkuuritrenni tegema ja tutikad sokid lähevad jalga. Tutikad sokid jalga. Ebareaalne. Teine kui teed trennis, tšeki ära. Ega ei saanud ju kuumal päeval ainult ühte jäätist osta. Või mis, Märt? Jalg mõte. Juba kahetseme seda jäätise osta. Täiesti mõtete lihtsalt. Nagu milleks seda vaja oli? Nagu, mis see nüüd andis? Mis see jääd tegi nüüd? Miks neid 4 oli vaja näkku? Ei kommenteeri. Jumala halb on. No, asi on lihtsalt selline, et me läksime tegelikult poodi ainult vett ostma. Tulime välja 8 jäätisega ja siis pakipähvritega. Ja mul vett ei ole. Me peame tagasi minema. Te ei usu seda. Me suutsime ära otsustada, kus me lähme. Nagu võrratud. Päev läbi me lihtsalt otsustanud. Me nagu tähendab, me ei ole otsustanud. Me oleme nagu mõelnud, kuhu me läheks, aga siis me mõtlesime tunni aja jooksul 3 korda ümber. Barcelona tüübid lasid üle. Või noh, ei taha jutule saada. Kõik elavad. Väga imelik on see, et jah, siin kandis kõik elavad vanematega ja kõik toovad vabanduseks, et nad elavad vanematega. Ja sama on Itaalias ja vist Prantsusmaal ka. Inimesed elavad vanematega. Noh, ma elan ka vanematega. Aga nagu... ma ka. Linna nime on lihtsalt nii raske hääldada, et... Reaalselt ütlesin linna nime mingi eessõna, ehk see mingi vju. Sain ainult bussijuhid naeratuse ja ta ütles mulle summa. Ja siis Märt oli bussi mulle küsis, mis sa ütlesid? Ja siis ma ütlesin, ma ei ütle. Ja bussijuhid. Ja Märt ütles ainult, the same. Meil on vaja süüa. Kell on suht palju juba, aga meil ei jää poodi, meil ei jää toidupoodi. Aga noh, üldiselt me otsime toidupoodi turistitänavad, kus on mingi restoranid ja tubakapood ja meil ei ole poodi. Toidupoodi ei leia, siis vaatad lihtsalt. Oh, selle peale on toidukett. Selle peale on ka toidukett. Ja siis lähed. Ja lähevad sinna poole, eks nad tulid kuskilt siit, siis siin peab kuskilt süüa saama. Kohe mingi 20 minuti pärast läheb pimedaks ja me läheme tundmatusse mäe otsa, kus Google Maps näitas, et mingi tee läheb. Suusata! Siga elu. Tegi hinna kas või? Nii lebavärk, jah? Nii leba autost nagu maha tuleks. Näe, kuidas teiselt korruselt välja tuleks. Ei ole. Oi, jumal küll. Mis teed sa oled telefonis kogu aeg? Jaan kirjutas, et sorry Jako, aga tuli ära! Kas me oleme üllatanud? Kui sa tuled niimoodi seljakotiga reisima, siis hügieeni võid ära unustada, et seda ei eksisteeri. Aga vahel saab. Sekka nüüd seljakotti, nüüd on nagu full on kuradi hipi, gangster, kämper. Aitab sellest lebotamisest, et lähme lebotame kuskil mujal. Sest teile sai natuke palju lebotatud.
täna on juba 10:30 ja meil on terveks 2 päevaks plaanid olemas. Täpselt ei tea, kus me oleme ja täpselt ei tea, kuhu me lähme, aga me kõnnime teise linna. Läbi mägede. Keskpäeval, niimoodi, et kell oli 12, me hakkasime matkama. Turistid raisk. Kohe on tipp. Võid filmima või? Korra filmida. Kuidas valida matkarada? Et sa võtad suuna, sa guugeldad seda linna, kus sa oled, sa vaatad selle eri matkarajad läbi, nagu netist, eks ju. Valid selle kõige raskema. See on kõige vingem. Jah, midagi. Spaketid, muna, Napoleoni kaste on Napoleon. Napolitana. Et kui teid huvitab, miks Veiko oma hämmaki alati kõrgema päev, siis on sellepärast, et Veikol on koertega halbu kogemusi. Mis sa oled? Üleval on soojem. Mis sa teed? Läheme linna peale. Ja seljakotid lähevad põõsasse. Läheme vanalinna. Lähme vanalinna. Kuidas jäätis on? Sükse vaatega. Väga hea. Ja aina paremaks läheb. Lähme otsime enda asjad üles. Sügavale metsa. Kus meie ainult teeme üles. Sellise mäe kallaku peale. Kus endalgi on raske need üles leida. See oli valges juba raske. Kaks võtta. Ole. Solli. Living the dangerous life. Nii palju. Seda on nii palju. Mis me nagu õppisime sellest on see, et või noh, tähendab, mis me teada saime on see, et liiga ahneks ei tohi minna. Ja mis me õppisime on mitte midagi. Järgmine kord sama hooga. Yeah. Barcelona. Eesti film Barcelona bussijaamas.
vaja 2 peatust saada, lähme lihtsalt rongi peale ja vaatame, kui läheb. Veiks, mis teed? Pesupäev. Tead ei sama. Kasutame igat võimalust. Lähme otsime parkuuri spotte, kus me internetist leidsime. Olime selle hosteli juures väiksem rongijaamaks ja vaatad, oleme kavalad, lähme ühe piletiga läbi. No ja lähmegi. Ja siis jõuame siia kesklinna. Tahad jälle läbi minna, vaatad, et turvavahid lihtsalt vastu. Ja siis ootad, kuni turvamees keerab selja. Siis saad. Ja siis hästi järgu. See on meie esimene parkuuri spot, mis me Barcelonast leidsime. Selline veebileht nagu Spotfinder. Lähed, valid linna, siis see on nagu Google Maps, zoomid sisse, seal on märgitud kohe spotid ära. See on esimene ja viimane kord, kui te näete meid lühkadega trenni tegemas. Linnaelu on lihtsalt nii kallis, et sul on ostad poest saia, ostad poest vett. Teine spot. Hooldatud, mitte, hooldatud, mitte. Isegi need põõsad on hooldamata, hooldatud. Spot 3. Ei taha. Veiko, mis sa teed seal? Sorry. No, babe. Me siis üks tracer vastas lõpuks meile, kellega me nagu paar päeva tagasi suhtlesime öömaja asjus. Ta kirjutas meile, kas me täna trenni teeme, me ütlesime juba teeme. Ja saatsime oma location'i talle. Ta ütles, et ta on nii kaugel, et ma täna ei jõua, et ma treenin oma huudis. Ta ütles, et ta läheb 6:30 kuhugi asju ajama, noh huudis ajad ikka asju. Siis me tulime kohale. Ka ta pole juba mingi pool tundi Face'is käinud ja ei vasta ja ei ole olemas ja... Vaata, need vennad ei käi Facebookist, neil on mingi see WhatsApp. Ja siis nad lihtsalt ei suhtle suga Facebookis. Ei saa kontakti, lihtsalt loodad, et istume nüüd pargikeses ja loodame, et ta tuleb kohale või noh, kirjutab midagi. Või siis poole tunni pärast lähme otsime süüa endale. No, tegelikult me ei looda, meil on suht suva. Praegu on juba õhtuspäev ja no me tegime juba päeval trenni ja et tegelikult on täiesti savi. Esimene kord reisi jooksul, kui me oleks Traceriga kokku saanud. Esimene kord! Muidugi Märt kirjutab juba sinna parkuur Katalooniasse, et niimoodi, et ärge tehke nalja, et miks me ei saa, mitte keegi ei vasta ja mis toimub. Ja ma kirjutasin seal, kus te peidate end kõik? Ma arvan, ma saan kiki sealt grupist varsti, ma nagu spämmin seda lehte. Iga päev uus postitus, et no davai, keegi äkki nüüd võtame ühendust, äkki täna päev on parem. Ja siis kui mingi vend päev like sellele postitusele, kohe PM message peale. Oi jah. Hispaania. Arvan, et see vend ei tulnud kohale. Me leidsime seal paar spotti, et me sööme kõhu täis ja lähme tagasi sinna.
sa lihtsalt sööd siukest asja ja lõualuu võtab täiesti valusaks, no. Mingid vennad tantsivad kaerajaani seal. Lähme teeme check-out'i. We are on the road again! jah, 1 and 2. Maast leidsime. Töötab. Pärast kuradi suured linnad. Metsa vahel ikka hea kodune. Lugu on siis siuke, et olime hostellisse, seal on net, seal on kiire net, saame enda asju uurida, planeerida. Sul on 2 päeva netti ja sa ikka ei viitsi vaadata, kuhu sa lähed. See ikka! Ja siis viimasel minutil, nagu viimasel mingi 10 minutil vaatasime, et... Kurat teeks plaane. ja valmistume uueks kämpamiseks. Hiking in the mountains. Ei saa olla. Tahad šokolaadiga? 1,20. Nii palju raha ei ole, oleme rotimaad. 1. See on juba... see on mingi ainega. 70 senti. Ei, see on parem tegelikult, vaata seda on... 2 päeva eesime seda karukeelt taga. Ja siis leiame 75 senti ikka ei osta. Ikka kaldis. Raskeks läheb siuke asi. 2 päeva linna, ilma matkakotita ja juba... Nüüd sured, ne? Äkki mingi kuumalaine on siin peal. Ja ega on nagu rõvedalt pala. Temperatuure muidugi ei tea. Vaatasime Google Mapi pealt, mis seal lõuna pool on, et kuhu me lähme. Lihtsalt kõrbne. Ja mingi põllud. Ja me mõtlesime, et me ei lähe sinna. Kurat küll, täna mingi põldude peale ära eksinud. Täna on täiesti kopes. Tahaks juba pastat süüa ja mitte midagi teha. Mul on millegipärast terve päev mingi mägipurksi isunud nagu jõhkralt. No terve päev olen mingi odavat jama söönud, aga ikkagi. Täiega ilus on. Happy ending for our day. Veiko jäi süüa tegema. Ma otsin koha, kus saaks kotid ära peita, et siis saaks nagu pikemalt rannas ringi käia, nüüd et ei oleks mingit vaeva. Tead, niisama keskööpaikne pesu. Niimoodi, et kõik baarist vaatavad mind ja muidugi sina lased enda tullukese peale ja kõik rahulikult einestavad mingi, mis päev täna, teispäeva õhtul on ja siis mingi vend tuleb keset tööd mingi pesema ennast. Mida sa filmid? Seda, et sulle magada ei meeldi, jah? Täitsa lõpp, no ei saa matkata. Lihtsalt ei lasta magada. Nagu meil oleks kuskile minna hommiku vara niimoodi, et oi, lähme nüüd, lähme sinna, see on jumal lahe koht. Käve kuradi bussi peale ja minekut. Tegelikult on see. Süüa tahaks.
jumala kindlalt unustab ära selle GoPro siia. Rannamälu on ikka siuke vacation. Spain. Ei saa edasi. Jah mõtet. Täiega tagasi. Vaata seda endale. Mina ja Mokk oli palju mõnusamas kohas. Juures. Lihtsalt too kohagi on ebamugav natukene. Kule! Ära jama! Tegelikult on jumala hea. Paradiisirannas palmid on ainult puudu. Sport on tervis. Sport on vabadus! Vabadussport! Yes! Ja meie tänane kokanurk sisaldab kartuliputru ja herneid. Sõidame nüüd ranniku äärest ära, sest see on meie jaoks liiga asustatud koht. Et siin on mäed ja metsad, mis meile meeldivad natuke vaheldust asjale. Ja me oleme saabunud ilusasse mägilinnakesse. Toyota Corollasse. Nii vaikne. Jumal, ühtegi autot ei ole. Vist 0 autot. Vot selline mägilinnake.
no me tulime siia sellepärast, et siin on järv ja järv on ära kuivanud. Aga no sellist vaatepilti küll ei oodanud. Yeah boy! Dude, there is a water! Tegelikult on päris kena. Võiksid saab alla hüpata? Jah. Tulen kohe või? Tule kohe. Märt, Jõu. mitmes päev täna on juba? Ei tea. See on magas täna hämokis. Magasin maas, sest eile oli tuuline õhtu. Me oleme suht lagedal platsil. 487 meetrit merepinnast. Järve kaldal. Siin on palju külmem kui mere ääres. Väga mõnus ikka. Parem kui linnas. Jetboil. Official sponsor. We wish. Peitsime oma kotid sinna. Nii enesekindlad tüübid lihtsalt. 8 kilti. Linnulennult on 200 meetrit, aga tee pealt on 5 kilomeetrit. No seal all oligi see paarsada meetrit. Ja siin on 5 kilomeetrit hiljem. Täna oleme kogunenud siia imetleda seda kaunist vaadet, kus me täna ööbisime. See on see, milleks kõndida 11,6 kilomeetrit mäkke, naudida pähkleid, siukse vaatega. Hästi elame. Väga hästi elame. Ta vahepeal võib. Jah. Siukse vaatega kohas. Tahaks teha, kui siin mingi kivi otsa rohida. Seal siia. Küsid, kas kaasa saab, on ju? Ja siis rõnnid sinna ülesse. No, sealt tahaks palju vingu süüa. Ja siis võtad ka mingi mõnusa 4-juustu pitsa. Ja siis rikkud selle peekoniga ära. Oho, mis sina sealt leidsid? Kui kõndisime mööda. Miks? Sest meelest läks. Okei, tegelikult oli täna ikka ülikõva matk, siuke 20,24 kilti. 10 üles, 10 alla. Teeme madratsid endale, sest maas on palju soojem kui hämakis. Hämakis käib tuul seljad läbi, maas ei käi. Kuna Märt proovis ühe korra kivide peal ka juba magada, siis siuke veits ebamugav oli. Me mõtlesime, et samas on rood, mis nõuavad veidike tööd. Siin on puulehti ka. Märt ikka mõtles, et võib-olla lihtsam. Siis tuli mingi 5 minuti pärast tagasi, et kurat, ikka see nõuab ka tööd. Peale talve on veetase umbes sealmaal, kus 15 meetrit kõrgem.
tegelikult oli täiega soe oli. Üllatavalt soe oli. Ja võib-olla sellepärast, et praegu just suvi läbi ja ei ole need talveveed siin. Ma arvan, kui nad tulevad ka, vaata selle suvise, tähendab kevadise sulaveega tulevad ujuma, vaata kui see on triiki täis on, siis nad saavad pikalt ujuda siin. Kuule aga seda looma oled näinud. Üks vend kõndis mööda, kui peitsime kotte. Et me natukene ootame siin, vaatame, mis see vend teeb. Tuled kuskile Hispaaniasse mingi suvakülla, suva hommikul. Eesti numbrimärkidega BMW vahib otsa. Elu on ikka jumala elusse Hispaanias. Vaata seda rahapossi sinna. Cappuccino. See on väikse saiakese ka, kuskil nii suure. Croissant. Ja mina sain mingi euriseid, küpsiseid. Ja nagu jälle, meil ei ole plaane, kui edasi minna. Me teeme plaane praegu. Jah, me teemegi plaane. Et alguses tuleb Facebook, Instagram, Snapchat läbi käia, et noh, akupank saaks laadida ja siis kui akupank on täis, siis vaatame kähku. Okei, järgmine tund, davai, nüüd bussi peale. Said midagi head ka või? Issand, kui palju pabereid. Seal oli mingi asjalik tädike vist või? Jaa, hästi tore tädi oli. Mis sa teada said? Siin on infopunkt, siin on bussijaam. Seda me juba teadsime. Siin on kellaaeg, mis ta oleks võinud meile lihtsalt lipiku peale kirjutada. Aga väga tore. Siin on meie bussijaama nimi ja siin on meie peatus Tarragona. Ja ma ka tegelikult teadsin, et me tulime seda teed. Aga paberil on ilusti märgitud. Jaa, siin on ingliskeelne tekst selle piirkonna kohta, mida oleks võinud natuke varem uurida. Aga väga tore, õhtul läheb. Õhtul tegevust. Ja siin on suur kaart. Meie ööbime siin. Ja seile kõndisime siia. Ja homme oleme siia mäe otsa. See on mingi 100 meetrit. See ülisuur mägi, mis tegelikult ei ole paista, aga... Ja tegelikult võiks infopunktis nagu käia tihedamalt. See on päris palju kasulikku info. Ja tasuta kaardid, tasuta kõik. Jah. Meie, kes uurimistööd ei tee, siis infopunktis saad kõik wifi kätte. Aga jah. Kell on 2 öösel ja kaugel on väga palju sähvimist. Loodan, et siia ei jõua. Me oleme suhteliselt mäe jalamil alles ja nüüd hakkab alles tõusma. Tuled vabaload niisama siin keset mäge ja redelit ronimas. Korralik. Siin on juba nagu Kalju üles. See on ikka hea raisk. Lihtsalt üks ekstra pähklipakk oli üle, et ei saa minna. Tulime teise mäe otsa. Ennult käisime seal. Siurana. Mis ta jäi pealegi? Nüüd näppe.
Ostatakse kanna. On ju? Ja mis siin on? Adios. Unofficial. Me mõtleme siin, kas me lähme otse või lähme ringiga. Me mõtleme siin seda, kas me oleme targad või rumalad. Aga me lähme otse. Ehk siis arvake ise ära, millised me oleme. No otse on ju kiirem. Loogiline. Loogiline. Isegi otse mäest alla niimoodi läbi võsade ja suurte kivide ja... Ikka on vaja filmida kõike. Võiks nagu 4 kätpuki ronida, aga ei, ka ikka häid kaadreid saada. No aga saab ka ju. Okay. Ega libastumine käib, siis esimene mõte on kohe, ega kaamera ei värise, kas framing on õige, kas saab ikka hea kaadri. Peab endale ikka vahepeal meelde tuletama, et tead on niimoodi päris ohtlik. Tasuta. Kümme 10,4 kilti siis täna. Pole paha. Kell on 15.22 ja mina arvan, et bussi ei tule. Esimest bussi ei tulnud jah. Ma arvan, et teist bussi ka ei tule. Süüa tahaks. Terve päev pole söönud midagi. Hommikul sõid, käisid matkamas ära, mõtlesid, et tagasi tõmbad kohe suured suhkrupaugud endale sisse supermarketist. Aga näe nalja. Poed on kinni. Kõik on kinni. Kell on juba 45. Bussi ei ole. Aga siin paremal käel on üks mammi, kes ootab midagi. Ta ootab bussi, ma arvan. Saa öelda mammi, sa pead ütlema vana daam. Poiss tuleb. No, jõudsime natuke enam 12 oma campsite'i. Siin on, kõndisime mööda raudteed, kuni saime üle raudtee hüpata ja siis juba hakkasime süüa tegema ja tunneme üle ärgi, et see on mingi karjamaa. Ja siis hämmaksid püsti ja 12:30 magama. Nii külm oli. Mina tõmbasin poole öö pealt oma hämmaki maha. Saabime eile Manresa ja juba täna sõidame tagasi Barcelona, sellepärast et siin on külm, siin ei ole mägesi. Siin ei ole meie jaoks lihtsalt midagi huvitavat ja me sõidame juba Barcelona tagasi ja võtsime sealt 3 päevaks hosteli, nii et saame nautida natuke luksust ja põhjus on see, et 3 päeva tuleb järjest vihma, et ei saa tripida. See suur kirik, mis seal mehe otsas on, plaan on täna siuke, et lähme sinna ilma kaartita, panin kepsu tööle, vaatan palju meil reaalselt maad kulub, et me sinna jõuaksime. Google Maps näitas, et jalgsi kõndides on 10 kilti ja 2 kildi peal oleme juba ära eksin. Vahepeatus. Nagu nipsi poes käidud, väike vahepeal ära võetud. Palju maksid? 1 eur. Ma olen veits odavam või noh, eile läks lappama. Täna olen 39 sendist saia peal. Parem on vasak. Bring it to me, bring your sweet loving, bring it all home to me. Yeah, 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 yeah.
siuke PK spot lihtsalt. Põhjus, miks need olid Galaxy'ga filmitud, on sellepärast, et Canon ei tööta enam. Loodame, et asi on mälukaardis, aga võib-olla tulevad edasi ainult Galaxy ja GoPro klipid. Täiesti mugavaks on elu tehtud ikka. Maciga ei pea enam ronima. Bring it to me, bring your sweet loving, bring it all home to me. Yeah, 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 yeah. I know I Kohal. 9,7 kilti. Sellist aeda küll pole nagu näinud. Mina oma 8-aastase parkuuri kogemusega siit üle ei roniks. Säästumoodist ei tule eriti midagi välja täna. Eile läks ka veits lappama. Halb ilm, vaatad filmi, võtad ikka krõpsupaki ligi ja siis täna tuled ka poest välja. Näita, mis sa said. Kui hästi me elame? Me elame hästi. See on eur. Milline? Imeline päev siin Hispaanias. Hostel haiseb ikka nagu siuke hea vanamees elab sees, mingi vihma sajab, kõigil on potased märjad. Poiss teeb sooja, räägi, kuidas lood on? Mis täna toimub? Kuna meil on siin mingi 5-tunnine kuiv periood enne vihma, siis tulime Barcelona parki ja teeme trenni. Eriti lahe on see trubadega vend, kellel võtmed ka tilbendavad taga. Surfarid ja keegi surfi, aga noh. Kuna Märt, sa pead ka enda alla särgi seljastama, siis oled kõvem vend. See trenn käib nii täies hoos, et täiega vihma sajab, on ju. Kõik vennad teevad trenni siin. Street workout täies hoos. Meil ka mõlemal Märdiga on mõlemad käed katki juba ja nagu mingi pool aastat pole parride peal on. Hea noh, aga mul on väike. Meil hakkab sadama. Nüüd saame täiega vihma, vaja trenn ära lõpetada. Või vedasi enam ei jõudnud ka tegelikult, aga noh. Aga Märt on tugev poiss. See bioloogiat tunnete? Mis selle looma nimi on? Aga kas te geograafiat tunnete või? Mis mägi see on? Need siestad on ikka jubedad asjad siin Hispaanias. Et see lõpp kohe. Tuled poodi, vaatad, kell on 3:15 ja siis ebareaalne. Aga vihma sajab ja tuju on hea ja T-särgi peal muidugi Hispaanias ja meeldib see Barcelona. Saabki vä? Noh, niimoodi hästi tuleb vihma noh. Võtsime PK parki. Leidsime sildi. Noh, kuule see tundub tutikas ka, vaata see on spets isoleerteibiga äkki meie. Ja ilmselgelt tee parkuuri parki läheb läbi sellise koha. Kas süsteem toimub? Süsteem on selline, et meil on ajad 6-10-ni. Ja eks siis 6 euri maksad, et olla 2 tundi trennis. Ja
nagu reaalselt peeti tulema kell 6 kohale, et teha 8-ni ja 8-st siis 10-ni teha. Me tulime kell 7, meile öeldi, et sorry, te ei saa kella 9-ni trenni teha, et 2 tundi, vaid te peategi tulema kell 8 tagasi. Aga nagu vennad teevad lihtsalt freestyle trenni, et seal ei ole mingit organiseeritud teemat, lihtsalt freestyle trenn. Lugu ongi nii, et saal on seal, me oleme siin, trenni ei saa teha. Me saame siin ka trenni teha. Hakkimegi siin trenni tegema. Oleme tavaliselt eestlased, hate mode on. Okei, vaata, ma filmin neid ka. Kes on nüüd 8, eks ju? Vennad tekstaksegi välja. Aga kuna mina tulin, siis treenerid peavad ikkagi kella 10-ni siia siin passima. Ma ei saa aru sellest asjast. Kui Eestis kunagi saal tuleb, siis sellist jama ei ole. Väga hea. Ja trenni saigi läbi. Väga lahe oli. Kahju, et natuke kahju on see, et peale 8 nagu mingi 10 venda läks ära. Ja siis jäi mingi 5 venda ainult. Aga lahe ikkagi. Lõppkokkuvõttes on väga lahedad tüübid on. Jah. Siuksed normid vennad. Esialgne aimus oli küll nendest vendadest niimoodi, et oi jumal. Niimoodi, et kohe panid asja paika meie jaoks, et ei tule tund aega varem trenni. 8. Ja me sõidame Barcelonast minema. Gironas on üks tracer, kes meid majutab ja kellega me saame trenni teha. Ega räägi, mis juhtus? Saime traceritega kokku ja nüüd on hea olla ja nüüd on elu on ilus. Miks sul patas jalast on? Mingi hiiglaslik tammetõru jäi jala alla ja siis väänes jalga natuke. Jama. Ei ole õlgu teed. Kõik on hästi. Väike asi läheb kohe korda. Paari päevaga. See kui trip läbi on. Ma tulnud 2 nädalat Hispaanias ära ja siis saad mingi 3 kohalikku toitu korraga siin housti juures. see jalg ei tundu üldse paistes. aga ma ei saa selle peale enam toetada. loodame, et hommikul on parem. Kämpad metsa all ja siis vaatad sõbrake ka siin. Vinge. Terve metsaalune on nüüd täis lihtsalt. Lõuna ilusa vaatega kohas. Näitas ette, kuidas asi käib, nüüd on vaja meil ka ujuma minna. Ei tahtnud väga, aga noh, külm on. Oh yeah! Päev oli hea. Lähme otsime süüa, aga mingi hiinlaste poes sellepärast, et hispaanlased nii hilja ei tööta. Viimane päev. Aga see on see
tuled, käid korra WC-s ära. Võiks nagu üles hakata tulema. Poisil juba on nussakreem ilusti lahti ja juba otsas ka. Mis sa ütled enda õigustuseks? Ühe korra veel intervjuu tegemine. Me oleme poes. Back on the road. Oh yeah. Seljakotid seljas ja Rainin 1,7 kilo näkku. Palju sul mandariined oli? 1,6 kilo. 1,72. Tänase päeva ööbimiskoht. Kuskil siia peidame enda seljakotid ära ja siis lähme linna peale uuristama. Nali! Koju! Või noh, ma lähen ühikasse. Ja loodan, et jõuan enne 11, et saaks ikka sisse ka. Muidu on hambad. Muidu panen hämmaki püsti Eestis ja... Oota, aga miks me siia tuleme siis? Ilus koht on. See ikka mõnus. Räägime veits juttu ja mis toimus. Võtame kokku video. Dokumentaali. Seiklusdokumentaali võtame kokku.